Tere! Mina olen Jaanika ja mina töötan Pirita raamatukogus. Nagu te näete, siis täna ei ole ma siin üksi, vaid minuga on kaasas minu hea sõber Miikael. Tere, Miikael! Tere! Miikael, sina oled ju tegelikult lasteaiapoiss, kas on nii? Jaa. Aga praegu vist on selline aeg, et sa ei saa üldse lasteaias käia, kas on nii? No jaa. Ja kodus on ka vist sinu suur vend, kes ei saa koolis käia. Ja kodus teed tööd ka sinu issi ja emme peab tööd tegema, kas on nii? No jaa. Ja sa pead vist üldse päris palju aega siis omaette veetma, kas on nii? Jaa. Ja see tähendab seda, et sa vist pead süüa ka endale vahepeal ise leidma. No jaa, näiteks küpsise äkki kooki. Ah soo, küpsise kooki. Jah. No vot, ja sellepärast me mõtlesimegi Miikaliga, et teeme täna hoopis süüa. Ja Miikal juba ütleski välja, et me otsustasime teha küpsise kooki, sest kellele ei meeldiks küpsise kook, meile küll meeldib. Ja aga paneme kaunistused ilusad. Ja kaunistuseks paneme sinna kommi, aga räägime siis nüüd kõigepealt ära, mida on küpsise kooki jaoks vaja. Ja. Kõigepealt on meil kindlasti vaja küpsiseid. Meie võtsime siin tavalisi valgeid küpsiseid, aga võib ka võtta igasuguseid šokolaadi ja ükskõik mis küpsiseid. Ja võtsime piima. Nii, siis on vaja midagi, mille sees küpsised pehmeks leotada. Meie võtsime piima, aga küpsised võib leotada pehmeks ka näiteks mahlaga või siis teega, kuidas kellegile meeldib. Siis on meil vaja ju küpsise kihtide vahele panna näiteks kas kohupiimapastat või hapukoort või me segame need mõlemad kokku. Me vist täna segame need kokku, vaatame, mis välja tuleb, eks ju. Nii, siis kõigepeale me paneme šokolaadi. Šokolaada. Nii. Ja siis Miikal juba ütles välja, et meie kook tuleks selline lõbusam. Ja. Siis me paneme veel kaunistuseks sinna peale kommi. Ja need on nii nämmad. Need on väga nämmad, kellele siis kommid ei meeldiks. Ja. Šokolaadiga teeme me täna nii, selleks, et lapsed sellega ise hakkama saaksid. Riivime me šokolaadi peale, sest üks võimalus on see, et šokolaadiga pliidi peal sulatada koos võiga, aga selleks siis peaks kindlasti appi kutsuma oma emme või issi või vanema õe või venna, eks ju. Et lasteaialastel ei tasuks ise veel päris pliidi peale minna, et see on natuke keerulisem, aga hakkame siis peale. Ja. Kõigepealt siis segame kokku siis kas hapukoore ja kohupiimapasta. Ja. Eks ju, nii, paneme siis siia kaussi. Nii. Mina püstan seda. Tahad seda teha? Ma lõikan sul siit ära. Nii, no nii, pane. Oota, nii, aitab praegu ka. Nii. Nii, jaa. Muidugi nii, see on banaani kohupiimapasta. Nii. Nii, pane hapukoort ka natuke. Me oleme ka teinud ainult hapukoorega. Praegu mõtlesime, et paneme kohupiimapastat ka. Nii, vaata, nii. Nüüd segame need siin kokku ära. Ja. No, segame. Küll. Oi, raske. On raske, jah. No, segame. Segame siin kokku ära oma vahel. Nii, sa siin sega, ma lõikan nii kaua juba. Mis on küpsise paki lahti. Ja. Selleks tuleb ilus kook lapsed. Sellest tuleb ilus kook lapsed, jah. Nii. Siis tuleb valmis pidaseda, mida ei meitsile öelda. Mul on kook valmis ja mis võite süüa. Ja, sellest tuleb väga tore üllatus emale isale ka. Ja. Nii. Nüüd sa oled ilusti ära seganud, jah? Jah.
väga kena. Nii, nüüd on see kõik valmis. Küpsised on mul ka sul siin valmis. Nii, Ja pane. nüüd on niimoodi, pane just, oota, pane nüüd siia piima sisse või mahla sisse või tee sisse, kuidas te. Selle ma muidugi unustasin öelda, mille meie oleme ilusti ära teinud. Enne toidu valmistamist tuleb alati teha mida? Kätepesu. Kätepesu, me tegime selle juba enne ära, mäletad? Käisime vaid duširuumis, eks ju. See on meil ilusti tehtud, see on põhiline. Eriti kui on viirust aeg. No nii, võtta. Paneme nüüd siia ilusti. Oota, mina panen nüüd sina võtad. Ja viimane. Nii. Nii, nüüd pane ilusti. Nüüd on meil esimene kiht on valmis. Paneme siia ilusti peale. Mina alustan. No, alustasin. Kui keegi tahab, siis võib siia hapukoore ja selle kohupiima pasta peale panna ka näiteks, või limpsid vahel, ära limpsi neid kuule. Võib siia hapukoore ja selle kohupiima pasta peale koogi vahele panna ka näiteks banaaniviilusid või marju. Aga Miikal ütles, et tema ei tahagi. Tema tahab täitsa tavalist sellist kooki. Nii, nüüd paneme järgmise kihi küpsist. Võtta. Nii, no sinu kord. Võib ka nii teha, et üks kiht on valgeid küpsiseid, teine kiht on šokolaadiküpsiseid. Et ega siin ei olegi mingit kindlat retsepti, siin võib täitsa teha nii, kuidas ise soovid ja iga kord võib natuke erinevalt proovida. Nii, paneme nüüd jälle järgmise kihi. Kui pika me teeme selle üldse? Kui pika me teeme või? No, teeme niimoodi, et teeme ühe kihi veel. Hoopis tegime ka kunagi lasteaias kooki. Lasteaias olete ka teinud, jah? Jaa. Ahah. Ammu. Mis te seal, kas lasteaias te sulatasite šokolaadi või mis te tegite seal viimaseks kihiks? No me sulatasime. Sulatasite, ahah. No siis õpetaja aitas kindlasti, jah? Jaa, hoopis panime need teised kaunistused. Tõsitel on see. Tead, aga nüüd me võimegi tegelikult nii teha. Et jätame selle äkki viimaseks kihiks. Mis sa arvad? No kas me võtame küpsisest veel või? Jätame isegi selle praegu selle hapukoore kihi ja siia riivime peale šokolaadi. Tavaliselt oleme me teinud niimoodi, et kui me sulatame šokolaadi, et siis me paneme sulatanud šokolaadi küpsise kihi peale. Aga proovime niimoodi, et me seda riivitud šokolaadi paneme siia hapukoore peale. Proovime täna niipidi. Ega siin ei olegi, küpsise koogi puhul ei ole õiget ega valet retsepti. Jah. Nii. Võtame selle šokolaadi.
võtame siis selle ja riivi. võtame. Riivime kõigepealt siia kausi sisse, siin riivi sisse. Riivime siia valmis. Jah. Tahad ka riivida? No. No, kuidas sealt sinna? Nii, ma olen kinni. Aga sa ütlesid, et riiviga peab ka ettevaatlikud olema lapsed, eks ju? Aga ina suurt mina küll ei saa. Sest ega riiviga võib ka teha oma sõrmel haiget, et sellega peab ka ettevaatlik olema. No jätkame korda mööda. Et oleme ettevaatlik. Saab olema ettevaatlik ja Kas meie aetis oskanud seda riivida? Me toimetame köögis päris tihti. Riivime juustu ja... Jah, olen juba 7 oskan riivida. Nii, vaatame. Oih, palju meil siin on. Nii. Nii. Nii, pudistasime siin kõvasti. No nii, oih. Nii, Miikal, kas tahad nüüd ise panna siia? Sul läheb suhu rohkem kui koogi peale. Nii, paneme niimoodi sõrmedega, siis läheb ühtlaselt. No nii. Oi, juba tahaks küll seda süüa. Tundub päris nämma. Kas sulle šokolaad meeldib? Muidugi. No muidugi. Ma ei tea ühtegi last, kellele ei meeldiks. Jah. No nii, äkki nüüd aitab natuke. Ja sina ütlesid, et sa vist tahaksid kaunistuseks panna siia peale komme. Kuule, mul on üks mõte. Pesen ära või? No mine pese. Mul on üks mõte, et Mina panen. sina paned või? Et me võiksime näiteks panna sinu nimetähed siia peale. Mis tähega algab Miikali nimi? Miikael. Tule siis pane ruttu oma nimetäht siia kirja. Otsin välja kõige värvilisemad kommid siia juba. Kus ma kuivatan? Nii, tule nüüd siia, jätkame ruttu. Kõige värvilisemad kommid ja pane siia siis, nagu sa ütlesid, tähega algab su nimi. Pane siis, teeme siis M-tähe sulle siia. Teeme siukse suure M-tähe kohe. Oota. Teeme ikka nii. Ahah. Teeme ikka päris. Nii. Või me tegime vist nii ka suure. Ei teinud. Tegime. Väga ilus on. Näe, pane see siia alla. Saab veel siia ka. Nii. Nii. Ja nüüd ei ole siis muud, kui tuleb panna see kook natukeseks ajaks külmkappi. Et küpsise koogiga on niimoodi, et seda nüüd kohe sööma hakata ei saa, eks ole? Et ta võiks olla külmkapis umbes 1, 2, no vähemalt 3 tundi. Küpsise koogiga on veel see hea asi, et ta läheb tegelikult kogu aeg ainult paremaks. Ja seda saad süüa isegi järgmisel päeval. Nii et paneme selle nüüd külmkappi meid ootama ja vaatame siis, kuidas see meil välja tuli. Eks ole? Proovige kodus järgi. Tšau! Tšau! Varsti jälle.